Oleme Meelis Matkasooritest. Tahaks teile tutvustada Haimer MLT 580 4x4 mudelit. Teeb ta 4x4. Muidugi 4 vedu. See on täiesti loogiline. Ehk siis ta on kõrgem, tõstetud kui originaalis Sprinter. Ta on Mercedes Sprinteri alusel. 7 meetrit pikk. Neid on olemas 7 meetrit pikk, 580 nagu see praegalt ja 570, mis on 20 senti lühem. 20 senti lühemas tuleb natuke liiga palju ruumikaotust, et see 20 senti välispikkusest saab üle elada. Väljast on ta hõbedane, nina on antrasiit. Haimeri välimine kest või üldse kereüles ehitus on pual lahendus, mis vastab, tema sein on selline ja mis vastab 80 senti tellisele soojapidavust, mis annab ka tema selle jäikuse. Temaga ei ole seda efekti, et see mööbel seest nigiseb, nagiseb, kuna see kere on nii jäik, ta ei lase seda teha. Kui me nüüd jõuame siia poole, siin on, mis on 580 väga suur garaaž, kus siis mahub panna sikleid, rattaid, varustust, mida iganes vaja on. Garaažis on ka käsidušš, kui väljas on mingisuguseid off-road operatsioone tehtud, et siis saab ennast ära laupatada. Garaaž iseenesest on 450 kilo lubatud siia panna, kuna selle autol on raami pikendus ja veokonks ka veel taga. See tähendab seda, et garaaž on standardis 350 kilo kandevõime. Nüüd peale seda lisaraami tähendab see kandevõimet 450 kilo. On kaetud vildiga, kesklukk ka tagumistele luukidele. Tagantpoolt on ta standardne Haimer, ainuke asi on see, et tal on nüüd võetud mustad redelid. See must disainielemendina, mis on toodud Haimeril sisse, väga selline meeldiv. Tagurdes kaamera läks uueks, eelmine oli selline Buratino nina, nüüd on palju ilusam. Aga ilu on vaataja silmis. Sellel autol konkreetselt on all Mercedes Sprinter originaal Black väljad. Põhjus, miks ta selline on, siia tulevad alla Delta maastiku väljad. Mida tehased siis saanud, aga siia peab paneme ja siis ta on hoopis teine auto. Suur garaažiluuk ka vasakul pool. Mis on hea, on mõlemil pool garaaži seintes on siinid, kuhu saab siis kinnitada neid jalgrattaid, tsikleid või üldse mida mööblid asju. Seal on hästi palju konkse, mida saab siis tõsta igale poole, paremale vasakule, saab nendega mängida. Nüüd, kuna see auto kasutab gaasi ainult gaasipliita jaoks või kui grill panna, siis temal on üks gaasiballoon ja siia üles on pandud teine lisa WC kasseti koht kohe. Ehk siis küte on tal truumadiisel 6E, mis annab siis täieliku sellise autonoomsuse. Külmkapp on kompressor külmkapp 12 voldi pealt. WC on siin. WC-s on siis ka juba paigaldatud SOG. Mis on SOG? SOG tähendab seda, et kui seest avada WC siiber, siit tuleb kohe tõmme ülesse katusele. Ehk lõhnasid ei ole. Siin on nüüd see truumadiisli väljund, mugavalt ligipääs kogu elektrole. Ja kuna jutt oli, et tal on kompressor, külmkapp, kõik siuksed asjad, autonoomsus, siis nemad tulevad 320 ampertundi liitium-akupangaga juba tehasest. Esimene osa, nagu ikka, Mercedes Sprinter, täis-LED esituled, pooltuled, täistuled, tulede vahetusautomaatika, päevatuled, kõik niisugused asjad, udutuled, juhiabid, distantsi hoidmised, raja hoidmised, kõik niisugused asjad on peal. Vaatame teda nüüd seespoolt ka. Haimer kasutab astmelauda, aga Liberty oma, mis on hea mugav, ühe vajutusega tuleb ta lõpuni välja, ühe vajutusega läheb ta üles ära, ei teki seda vahepealset momenti, et võib teda valesti jätta ja puruks astuda. Haimer MLT kasutab siis Haimeri kõige uuemat juhtimispuldi süsteemi, täiesti digitaalselt puutetundlikku, kus saab kõiki neid vajalikke asju juhtida. Lisaks on ta ka täiesti äpist juhitav. Siin konkreetselt sellel mudelil on disainina võetud hallid seinad, kus on siis need reelsid sees igal pool, kuhu saab siis igasuguseid hoidjaid panna. Tuleb ka neid pruunide seintega, see mis praegu on hall, läheb pruuniks. Siin on nüüd televiisor. Televiisor on võetud lahti, ja ta saab veel siit välja keerata, endale lähemale viia. 25. mudeliaastast Haimeril on uus disainilahendus sees. Maitse küsimus alati disain, aga minule see väga meeldib. Selline, see on ots mõttes kiviplaat köögiseinas, mida tavaliselt ei kohta. Mööbliga tooni
mitte enam selline plastmass tundega, vaid nagu puit kraanikausi kate, mida saab siis kasutada ka lõikelauana. Samas on mattmust disain läheb seespool edasi. Venturest tulnud stiil ukse push-lockidel, see nahast riba, ka vaheriiul köögis, ehk oleks lihtsam asju panna. Asjad on soft close'iga, sahtleid, mitte lihtsalt kappi, kuhu siis saate oma asjad samamoodi. Kõikidel on selline soft close, siin on ka prügikast kohe köögis olemas. Nüüd 580 põhjalahendus on selline, et on nurgas L-istumine, ees on pööratavad istmed ja siit mööda koridori edasi tulles jõuame siis külmkapini, nagu ma ütlesin, on kompressor külmkapp Dometikult, aga see on siis see 10. seeria oma, mis on mõlemilt poolt avatav. Selle konkreetselt on küpsetusai, kuidas keegi soovib, kliimaseadme asukoht on siin ja kust tuleb nüüd see 580 eelis 570 ees? On see 20 senti, siinpool kandub ta riidekappi, mida on võimalik ka saada pikemale mehele väikse vahega, et teil tuleb voodi 220, et selline osa. Ja siin on sandsõlm, aga juhiksin tähelepanu ühe niisuguse pisi asjale, kui panete ukse kinni. Tummine. Kõik, kus sa võtad kinni, mis tähendab premium, ta on tummine. Ta ei ole selline paned kinni, vaid hääl on ilus. Dušale minekuks alt puitreist ära, siit sein ette ja siit sein ette ja no täiesti piisavalt ruumi. Panipaiku, kapis on tagaseinas on ka veel lisakumm, kus saab siis oma pudelid asjad paika panna. WC-s on ruumi. Ja mis on tõesti üks oluline asi, mida peab alati jälgima. WC-paberi hoidja, kohe siit ukse seest. Küll, siit ära. Tagavoodis. Kahel pool magamine, siin on riidekapp veel, millele siis saab ka ülevalt poolt ligi. Voodis on juba spetsiaalne plastikpehmendus. Nüüd ümberringi on kapid, ka samamoodi kui nüüd kapi ukse võtta kinni, sa tunned, et ta on tummine tükk. Mis on jälle üks oluline asi, mida peab vaatama. Ma olen selline 1,70 m mütsiga. Minul on veel isegi ruumi, kui ma istun siin sirge sellega voodis. Haimeri puhul on natuke eriline see kolmanda koha keskele tegemine ehk või siis täispikk voodi. Selle jaoks on selline plastik, millel on kaks omadust. Nii võib ta panna kahe voodi vahele ja jääb ta nagu laud. Kui nüüd tahta magamiseks, siis siin on veel eraldi astmelaud, et ei pea kuskilt külmast redelist ronima. Padi vahele ja ühe sama kõrgusega 3 inimese suur voodi ja hästi mugav siia sisse tulla. Ja noh, istumise suhtes kannatab ka mind. MLT-s 580 on siis 4 turvavööga kohta, 2 ees, 2 taga, nagu see L-istumisel. Siit saab selle vahepadja ära võtta. Tavaliselt inimesed tulevad siia, proovid istuda, saab siit küsida, et siin ei ole jalgu kuhugile panna täiskasvanul. Siin peab nüüd vaatama natukene loovamalt suhtuma istumisse, mitte nagu tavaautos, vaid kuidas tugitoolis paljud niimoodi istusid, jalad vedelevad ees. Ehk siis siin on täpselt samamoodi. Minul praktikas on olnud selline asi, et mul on, ma ei tea, üle 15 sellise L-istumisega auto olnud. Alati kes kaklus, kes siin nurgas istub, jalad sirged. Nüüd, mida on, kuna tal on 4 turvavööd, tagamise voodi saab teha 3-le, aga siia ette on olemas narisüsteem, mida saab lisana panna, mis jääb toetama siia vastu. Ehk siis midagi puurima ei pea, praktiliselt midagi lõhkuma ei pea ja siia tuleb 2 nari või 1 nari sellised võrkkiige stiilis. Ehk sinna võib panna täitsa imiku magama, ta keela sealt eru sees välja. Ja täiskasvanu saab laiema voodi tänu sellele, mida sirgemaks ta keerata, hästi mõnus pehme. Ainuke asi on see, et 1,70 m on siis pikkus seda magamist. Esimesed istmed, comfort istmed, mitte tavalised sprinterid. Käetoed alla, leiab oma istekoha, peatoed, mida saab ja eest siis põlveõndlasse tuleku. Selle muutmine, istme kõrguste muutmine, seljatoe surve muutmine. Hästi palju muudetav ja mugavaks keeratav omale see iste. Sprinteri pool osas 10-tollises M-Box süsteemiga multimeedialahendus, nagu veel kord ütlesin, kõik juhiabid ja kõik sellised vidinad on nüüd siin küljes. Selline see oligi 2025 mudeliaasta Haimer MLT 580. Aitäh!